aga jah, et millest ma siis teile täna räägin, tegelikult eks see teema ongi selline väga pikk ja võib-olla see natukene ka niisugune informatiivne täna. Ma natukene võib-olla niimoodi avan seda ruumi, kuna paljud võib-olla seda igapäevaselt ei mõtle. Kus siis see loodusturism, kus me sellega asume või kogu see nii-öelda see keskkond, kus ta toimib. Ja kuidas üldse selliseid arendusotsuseid, Kristiina siin rääkis, eks ju, pikalt-laialt, et kuidas EIS nagu riiklikul tasandil arendab ja siis siin ka võib-olla selline ettevõtja tasand kõlas läbi, et kuidas siis nemad otsuseid teevad. Aga tegelikult peaks sellega natukene konteksti panema, sest praegu on ikkagi selline seis, et viimane selline ülevaatlik loodusturismi uuring tuli välja meil aastal 2008. Et turismi mõistes on see täielik jääaeg, antiikaeg, pange sinna mis iganes nimetus külge, eks ju. Ja tegelikult me ei tea, mis see seis on, et ütleme see 2008 aasta uuring sisuliselt ta võttis kokku nagu selle, mis meil loodusturismis toimub, eks ju, et palju ettevõtteid on, millega nad tegelevad, nii edasi, kuna see oli väga-väga ammu. Ja praegu tegelikult meil sellist head metoodikat ei ole, et kuidas me loodusturismi hindame, mõõdame. Ja kuna meil on ka Maaülikooli sügisest noori tugevaid jõudusi lisandumas, siis me mõtlesime, et tegelikult võiks selle metoodika nagu välja töötada. Iseasi on see, et kes seda kasutama hakkab, eks ju, et siin võikski olla pilk suunatud nii EIS-ile kui ka erinevatele katustele, nagu siis loodusturismi ühing seda on. Ja nagu mu kallis abikaasa, kes on Swedbankis töötanud 25 aastat ärianalüütikuna, ütles, et kui sa mingit süsteemi nagu tahad mõista, mis siin toimub, eks, et siis võtad nagu osadeks lahti. Ja see osadeks lahti võtmine tegelikult on paganama keeruline ausalt öeldes. Et vaadata ka seda, et millised on erinevate organisatsioonide rollid selles. Täpselt kas või niisugune lihtne asi, et palju meil on teenuseid, palju meil on ettevõtteid, eks ju. Et see ei olegi nii väga lihtne. Aga hakkame siis ülevalt poolt alla tulema, et just siis valmis Eesti turismi pikk vaade aastaks 2035, eks ju, väga ambitsioonikate eesmärkidena. Et siin on ka see baastase nii-öelda kirjas ja ma võin ette ära öelda, et võib-olla te ei ole sellega nii palju kursis, et ega meil sellist loodusturismi kohta nüüd mingit väga head turismistatistikat kuskilt võtta ei ole, eks ju. Meil on sellised ebamäärased majutusnumbrid, mis siis on Statistikaameti kui ka Eesti Panga poolt korjatud, eks. Ja midagi nendest järeldada saab, aga palju see nüüd loodusturismiga seotud on, jään siinkohal vastuse võlgu, ilmselt ka kõik jäävad selle vastuse võlgu. Aga jah, et näete ise see baastase, kuhu tahetakse jõuda, või tähendab sihttase, kuhu tahetakse jõuda aastaks 2035, on sisuliselt poole rohkem, kui ta praegu on. Ja me isegi ei tea ju tegelikult seda, et kui palju ütleme selle loodusturismi osa, kui me ikkagi võtame seda, mida meie siin mõtestame loodusturismi all, eks, et kui suur see sellest siis on, eks, selles suhtes üsna selline keeruline seis, et siis see pikk vaade defineerib tegelikult, ta ütleb siis, et hinnanguliselt meil on 500 ettevõtet turismi valdkonnas tegutsevad, jällegi kui palju nendest on siis loodusturismi ettevõtted või siis pakuvad sellist tüüpilist giidiga matka või sellist asja, seda me ka tegelikult ei tea. Ja Kristiina ka tegelikult rääkis selle loo ära, et fookuses on nüüd ka rohkem äriturism, et loodusturism on osa siis nagu sellest, eks ju, et kui võib-olla varem oli nendes turismi arengukavades, et loodusturism nagu eraldi välja toodud ja kõik need sellised eesmärgid. Ja kuhu siis võib-olla ka tahetakse jõuda, siis teine küsimus ongi nagu see, et tegelikult meil ei ole neid mõõdetavaid eesmärke, meil on küll mingid eesmärgid kuskil püstitatud, aga kuidas neid mõõta, kuidas neid hinnata ei tea. Ja muidugi selle turismi pika vaatega on see, et siin tulevad igasugused alategevused ja asjad, mida siis nagu juppide kaupa tutvustatakse, asi hakkab kuskile poole liikuma. Eks aga vaadates ka seda, et mis meil täna turismis toimub, eks ju, et võib-olla see, et nüüd Ameerika turg on väga kasvav ja see on väga tore, aga just eile tuli uudis välja, et ameeriklased ise on Euroopasse puhkusereiside nagu müük on oluliselt kukkunud, samuti vastupidi, eks ju, et kuidas
selles vaates nüüd alanud hooaeg välja näeb, on jällegi väga raske öelda. Nii et jah, rohkem mina tegelikult sellest turismi pikast vaatest nagu loodusturismiga seonduvaid selliseid eesmärgi osasid nagu ega jah, ei leidnud, ütleme siis niimoodi, et selline see pilt on, aga see mõnes mõttes loob nagu selle raami, et kus see riiklik vaade nagu on, eks ju. Et kuidas see nüüd võib-olla sellise ühiskondliku ootusega seotud on, jään samuti siin vastuse võlgu, aga noh, jah, vaatame, kuhu me sellega jõuame. Samas võtame nüüd soomlased siia kõrvale, eks ju. Soomlastel on metoodika, et ikkagi vaatavad seda külastajate kulutamist, ütleme siis rahvusparkides, kaitsealadel. See on siis Soome turismi arengukavast välja võetud, eks ju, et tegelikult see siin siis räägibki seda, nagu näitab seda, see on siis miljonites eurodes, eks ju, et ma ei tea täpselt, kuidas neil see metoodika on, et kuidas nad seda mõõdavad. Seda seal kirjas ei olnud, aga vähemalt jah, neil on nagu mingi numbriline siukene ettekujutus sellest, et ma ei tea, kas need on sammukene ees või maas, aga vähemalt nad suudavad seda nagu kuidagi mõtestada, eks ju. Ja noh, need lood, kampaaniad, kõik, mida me räägime, et Eesti on metsarahvas ja kõik see, kuidas me paistame nagu välismaale, eks. Kõik on kindlasti väga tore ja paljud meist on ka selle metsaga seotud. Siuke müüdiloome, mille võib-olla üks mees on siin viimasel ajal suureks rääkinud, aga see oleneb ka võib-olla sellest, et kus sa nagu elad ja asud, et kui sa tõesti oled nagu algis Soomaalt, et siis sul see metsaga kontakt on nagu oluliselt suurem võib-olla kui minul, kes meil on Tallinnas Nõmmel, Akadeemia tee on kilomeetri kaugusel, lähen sealt võtt jalgsi 24/7 fitnessisse lindi peale jooksma ja seal küll. Seal on küll metsarahvas, milleni ma kohe jõuan, aga võib-olla mitte see metsarahvas, kes meilt, eks ju, loodusturismi teenust ostaks. Ja et ambitsioonikaid eesmärke täita, eks ju, kui ma ise ju ka olen loodusturismi ettevõtjana tegutsenud, eks ju, et kui algis tuleb minu juurde, ostab minult ma ei tea, mingisuguse linnaloodustuuri, maksab mulle nii palju raha ja siis mina lähen algise juurde ja maksan talle selle sama raha tagasi, siis tegelikult see seda suurt ambitsioonikat eesmärki ei täida. Ambitsioonikat eesmärki täitab see, kui meil tuleb see välisturiste, kellele meil siis on ikkagi pakkuda sellist kvaliteetset teenust, mis jätab siia ka väga palju raha. Aga iseenesest see lugude rääkimine on ju hea ja kuidas meid siis võib-olla nagu väljast nähakse. Et AI-ga ka vaatasin, et kuidas siis ütleme siuke Eesti meediakajastused turismi vaates, millise portree meist loovad, eks ju, nende viimaste aastate kampaaniate valguses tegelikult ikkagi see siukene loodusrahvas ja siuke metsarahvas ja kõik see kumab väga hästi läbi. Ja eks see peegeldab ka tegelikult seda, see on siis väljavõtte RMK aasta raamatust, eks ju, et meil tegelikult tehakse pea 3 miljonit külastust aastas siis Riigimetsa Majandamise Keskuse taristuobjektidele. Hakkame siis siit lähemalt vaatama jällegi seda, et eks ju, seesama, millest ma rääkisin, teil Akadeemia tee ja Sütiste mets ei ole teineteisest väga kaugel, eks ju. Et seal käib siis täpselt see kaader, ütleme niimoodi, et vaatab loodust läbi pudeliprisma, eks ju, et tegelikult see paistab ka siit ja välja, et meil on ikkagi seda tasuta on selline jutumärkides, eks ju, aga ütleme siis selline külastus, kus siis võib-olla sellist giidi endale ei palgata, kuskile võib-olla kogukonda seda raha ei jäeta, et seda on meil hästi palju. Kahjuks sellest RMK aastaraamatust ei selgu ikkagi ka see, et palju siis need väliskülastajad seal piirkonnas kulutavad, et mingisugune info neil on, aga sellest 3 miljonist külastajast, eks ju, nemad siis koguvad niimoodi, et selles infopunktis, kui keegi sinna sisse astub, kes on välismaalt, siis ta käest midagi küsitakse, eks ju. Et mingi pilt neil nagu on, aga see on sellest 3 miljonist ikkagi suhteliselt väike osa niimoodi, et inimesed looduses käivad, kuvandit me loome, eks ju, aga jällegi me ei tea, palju sellest kõigest raha kuskile maha jääb ja kuidas seda veel mõõta saab, eks, et kas need 3 miljonit nüüd on ka kuidagi teadlikumad võib-olla piirkonna loodusväärtustest või mingisugusest kultuurist, eks ju, et seda me täpselt samuti ei tea. Et võib-olla ongi see, et
autoga Viru-Rappa, korra tiir ära, ilus värske õhk ja kohe tagasi ja palju neil, jah, see on ka tegelikult ju mõõdik, eks ju, sihuke omamoodi, aga jah, et palju näiteks nende teadlikkus on suurenenud siis piirkonna loodusest, eks, et seda tegelikult keegi ei mõõda. Ja Kristiina nendest visitikampaaniatest rääkis, ma ei hakanud neid siin nagu otseselt välja tooma, ta võite sealt lehelt ise vaadata ka, et kust nagu mis toimub, eks, ja tegelikult neid turge on väga palju, kust neid kampaaniaid tehakse, paljud neist on ikkagi loodusega seotud. Ja kui me sealt lähme natukene veel tase kõrvale, eks, siis on need uuringud, mis näitavad, et milline see pilt siis meist on välismaal. Ja sealt tuleb ka välja, et ikkagi väga paljudes riikides, võtame siin näiteks Saksamaa, Euroopa, ikkagi Eestit teatakse kui sellise puutumata või suhteliselt puutumata loodusega riiki ja see loodus võiks olla nagu üks selline reisimotiiv, kui inimesed siia tahavad tulla, eks. Et selles suhtes jah, et ilmselt need kampaaniad ikkagi on nagu oma töö teinud. Aga nüüd lähme edasi, see on siis enne Covidit tehtud uuring just siis selle kohta, et kui te nüüd tulite Eestisse väliskülastajate käest, et mida te siis siin tegite, mis on teie motiivid olnud, need küsitlused viidi läbi siis erinevates väravates. See on nüüd vana uuring, ma lihtsalt tahan näidata teile muutust. See tehti ka uuesti, ka mind üks tädi proovis Tallinna Sadamas küsitleda, kui ma läksin Helsingisse jooksuvõistlusele laevaga, aga ma ei sattunud, ma ei olnud see sihtrühm, keda küsitleda, eks, et siis sinna sisse jäänud. Aga mis te siit näete? Et see, mida meie siin üritame edendada, looduses viibimine matkajuhiga, eks ju, on siin kuskil all ja kõik igasugused giidiga ekskursioongi ei ole siin väga kõrgel ja sellised asjad. Looduses viibimine omal käel, kui me lähme ka võib-olla sinna selle tasuta taristu kapsaaeda on jällegi üsna kõrge või linna rohealade külastamine, eks ju, et vaadates näiteks ka Tallinna looma- ja külastusnumbreid, mis on päris suured, et võib-olla see läheb siis kuskile sinna, aga jah, et just see valdkonna arendamine, mida meie siin püüame teha, et meil oleks rohkem neid külastajaid, kes siis giiditeenust ostaksid, eks ju, et tegelikult see on kuskil siin all. Ja nii, et see kuvandi, meie kui sihuke loodusriigi kuvand otseselt nendes ostuotsustes väga ei peegelda. Muidugi see kõik on selline, ma täpselt ei ole nagu millestki lähtuda, et muidugi need ettevõtted, eks ju, nagu 5 aastaga ja 360 kraadi nüüd enam, ta on natukene teisenenud, eks ju, siis Activest ja mis see teine seal on, eks ju, kes nende süvaloodusvaatlustega tegeleb ja need, kes on kaua, kes aitäh, et Naturest, kes on kaua turul toimetanud, juba on enda teenused hästi sisse söönud kuskil, et muidugi seal süvaloodusvaatluses kliente käib, aga selline üldine pilt on jah, nagu kuskil siin meil, et eks ju, et mis oli peamine põhjus Eestisse tulekuks, eks, et siis see looduses viibimine, kuigi kuvand võib olla hea, eks on kuskil ikkagi seal, ütleme, protsentide mõttes ikkagi üsna väike. Ja see on nüüd siis 2023-2024 tehtud sama uuring, ma ei mäleta palju selles enne Covidi aegses uuringus oli vastajate protsent, aga siin on kuskil 7000 inimest siis küsitletud. Muidugi jah, et see ei ole nagu arvestades, et meil on siin mingi 6 miljoni ööbimise ja nii edasi ei ole nagu väga suur, aga mingi indikatsioonid ikkagi annab, eks ju. Näete just, et linnalooduses viibimine, hakkame siit allapoole tulema, giidiga ekskursioon, kuhu ka võib-olla, kus nagu meie võiksime paikneda, eks ka siin kuskil 9% ja tasulised teenused looduses linnast väljas, eks jääb sinna 6% juurde ainult, eks. Et kas see siis ütlebki meile seda, et tegelikult meil see toodete teenuste maht on nii suur, et ongi kuskil siin, aga kõikide nende kampaaniate asjadega, ütleks, see pilt ei ole nagu tegelikult väga palju muutunud, eks. Ja paremaid andmed meil ei ole ka kui need. Et siin on ka, et milline neist oli peamine põhjus Eestisse puhkusereiside tulemiseks? Muidugi üks põhjus polnud teisest olulisem, see on niisugune natukene kummaline vastus, et kui ma ise nüüd peaksin sellele vastama, et kuidas ma siis vastan, eks.
aga jah, et jällegi see giidiga ekskursioon on kuskil seal, tasuta linnast väljas loodus viibimine, eks see on seal 4-3% juures, et ka seda just iseenesest nagu väga palju ei ole, et noh, kas sellest võib siis järeldada, et need sakslased, kes siis meie loodust sügavalt hindavad, kes siis vastavad seal sellele küsimustikule, siia ei jõua, on need mingid teised sakslased, täpselt sellised asjad ongi, et miks meil on nagu vaja nagu mingisugust head andmestikku, et me saaksime A, B, C ja Y omavahel kokku viia. Ja võib-olla ongi jah siis see, et see selline, noh, kui vaatame sellist väärtuspakkumise kaarti, eks, et kus siis minu teenus, külastaja ootused ja sobivus peaksid omavahel kokku saama, et võib-olla siin ongi jah just see, et peaksime ikkagi mõtlema, et ka, et jah, et kindlasti ma arvan, et sellistel süvaloodus, ütleme need ettevõtted, kes pakuvad selliseid süvaloodusteenuseid, et neil võib-olla lähebki väga hästi, eks, et rääkides Martiniga Lahemaalt, ka siis Ilvese tuuri pakub, eks, et ütleb, et tal on juba mitu hooaega ette ära müüdud, väga spetsiifiline teenus. Eks, ja noh, ka sihuke linnuvaatlustuur ka võib olla üsna spetsiifiline teenus, et kas see just siin seda ülemist osa kõnetab, et võib-olla meil on ka vaja natukene sellist sihukest lahjemat kraami sinna vahele. Et selle, noh, seda ei saa praegu öelda selles suhtes, et jällegi meil puuduvad andmed, mille põhjal neid otsuseid teha. Et see on natukene selline tuletamine siin, aga jah, nii see pilt hetkel on. Ja LTÜ-le samuti, et noh, iseenesest vägagi toredad eesmärgid kõik, aga mismoodi sa neid mõõdad, eks ju, et mis on muidugi võrreldes selle 2008. aastaga suur muutus toimunud ikkagi, et me siin koondume, et inimesed on koos ja inimesed suhtlevad enda vahel, eks see selline sotsiaalne mõõdik ja kindlasti ka majanduslik mõõdik, eks ju, et kui sa tead, et vot, et näiteks, et tema pakub sellist teenust, et kui mulle nüüd tulebki päring seal Saksamaal, ma saan need inimesed sinna suunata või eks ju, et see on ju kõik väga tore. Aga samas võib-olla oleks vaja ka siia natukene selliseid asju juurde panna, et mida me nagu mõõta saame, et noh, ma ise vaatan ka siin, et võib-olla sellised ühiskonna ootused sellisest sotsiaalmajanduslikust mõttest, eks ju, et just töökohtade loomine, mingid lisateenistuse võimalused, ka siis selline kohaliku looduse, kultuuripärandi oskuste hoidmine kindlasti, kui me vaatame näiteks seda, et Haabias on nüüd seal UNESCO-s, eks ju, palju meil tegelikult neid inimesi on, kes selle Haabia sellest puust valmis suudavad meisterdada, ma arvan, et mitte väga palju. Kohaliku kogukonna toetamine samuti, eks ju, ja noh, arvestades ka seda, et Keskkonnaamet ju enam selliseid loodusharidusprogramme ei tee ja sellest riik tõmbab ennast igalt poolt väga palju kokku, et võib-olla ka sinna loodusturismi juurde hakkab järjest rohkem ka sellist loodus- ja keskkonnaharidust tilkuma, eks, et erasektoril võiks see siin võimalus olla. Nii et need võiksid olla mõned ootused, muidugi see nimekiri oli ilmselt lõplik, aga siit ka võib-olla siis jah, et LTÜ-le väike selline spikker, et võib-olla siit siis midagi võiks panna nagu nende laiemate eesmärkide juurde, et kuidas siis mõõta ikkagi seda tulemuslikkust, et kuhu me oleme 5 aastaga jõudnud. No ma saan aru, et see on keeruline, sellepärast et sellise väikese katusorganisatsiooni pidamine eeldab see, toimib ju niimoodi, et sul ongi üks projekt ja siis on teine projekt, Inglise turule suunatud projekt saab läbi ja siis pead mõtlema, et kuidas sa ots otsaga kokku tuled, eks ju, mis on iseenesest natukene nukkar. Ja võib-olla ka see projekti majandus dikteerib ära need suunad, eks, et just need arengusuunad võib-olla oleme ise tahame isegi natuke midagi muud saada, aga jah, nii see pilt hetkel meil on. Ja teine asi on ka see, et kui me vaatame ka seda Eesti turismi pikka vaadet ja sellist teenuse elutsükkel, noh selline klassikaline siin, noh muidugi neid etappe on siin palju vahel, et kuidas siis erinevad organisatsioonid meil millega nagu tegelevad, eks, et kui võtame jälle selle soomlaste arengukava, siin pole ka võib-olla oluline nii väga see sisu praegu, aga just, et siin on ka siis erinevad nagu organisatsioonid, kes on turismi arendamisega mingit pidi seotud, eks neil on kindlad rollid, mida nad peavad täitma, eks need rollid ära jaotatud, eks, ja tegelikult sa saad ju kõikidele nendele rollidele panna juurde ka mingid mõõdetavad eesmärgid, eks ju, jällegi, et kuhu me nüüd oleme mingisuguseks ajaks jõudnud, et võib-olla meil tasuks midagi sarnast teha. Et just väike riik, vähe raha, eks,
et kuidas me siis teeme mingi arendusotsuse niimoodi, et sellel oleks võimalikult suur positiivne mõju, et kui me need rollid ära jaotame, võib-olla me saame seda kuidagi nagu paremini mõtestada. Ja tulles võib-olla siia ettevõtete juurde, siis ma ise siin panen ka enda perega paika just selliseid suvepuhkuse plaane. Ma ka vaatan, et tegelikult on ju väga palju selliseid huvitavaid teenuseid kuskilt vaikselt ilmub välja, aga kui ma nüüd otsima hakkan, siis ikkagi on see, et väga hästi ei leia neid asju ülesse. Et ma pühapäeva õhtul tegelikult 2 tundi veetsin Visit Estonias, et leida selline, tahaks nagu midagi sellist, et ma tean, et Lahemaal on koolitatud, eks ju, või nüüd on atesteeritud 50 sihukest paigagiidi. Ma käisin ise ka neil sealt mingit eksamit vastu võtmas. Väga toredad teenused olid. Tahaks ühte sellist teenust endale osta, täpselt ma lähen perega sinna, paar tunnikest, näiteks mingi päris inimene räägib oma mingist päris asja mulle, eks ju, et kuidas ta mingit asja teeb või miks ta seal elab või teeb ka natuke midagi süüa või midagi toredat. No siis tegelikult on ikkagi see, et Visit Estonias tuleb hästi palju ikkagi välja seda, need tasuta RMK taristuobjektid ja siis sihuke hardcore loodusturism, mis mind otseselt ei huvita, eks ju, et kõik need ilvese vaatlused ja asjad välisturistile kindlasti ja sellise spetsiifiliste huvidega inimesele, eks ju, aga tahaks midagi nagu natukene sihukest lahjemat saada. Siis ongi tegelikult 27 vastust ja tegelikult siin see otsimine võtab ikkagi päris oma aja. Ja vaatan siis ka Google'is samuti, et TripAdvisoris, kui ma Tallinnast, eks ju, hakkan vaatama, et näiteks tahaks kuskile minna niimoodi. Ja on seal ka 17 vastet, millest enamus on tegelikult ühe ettevõtte mingisugused tuurid. Ja lähen siis Visit Lahemaa lehele, tahaks siis Lahemaa rahvusparki minna. Vaatan, et siin tegelikult need toredad paigagiidid ja kohalikud giidid kõik ongi. Klikin selle inimese selle pildi peale, siis mul on seal telefoninumber ja meiliaadress. Ja ma ise olen ka hästi sihuke vanakooli traditsiooni inimene, eks ju, ma ikka tükk aega ka helistasin endale taksot, eks, et Kiisu, aga come on, eks. Kui praegu, kunagi oli niimoodi, et Kiisu, eks ju. Aga praegu on ikkagi see, et ma siis tõmbasin Forus äpi endale, eks, ja ma näen täpselt ära, kes see taksojuht on ja kui ma lähen nüüd näiteks enda kodust kuskile Rukki tänavale, see maksab täpselt 10 eurot, eks. Et täpselt, et kus need toredad teenused on? Ma tahaks ikka mingit näidist ennem saata. Kas ma siis helistan selle inimese, äkki ta on hõivatud, eks ju, hakkan meili kirjutama, siis on 2 nädala pärast vastuse. Et ühesõnaga, tegelikult see ütlen nagu väga palju, et ikkagi ma sellele toredale teenusele nagu, ma ei saa seda nagu kuskilt kätte, võib-olla mul kaobki huvi ära ja võib-olla ongi siin see, et kui sakslane, mina ju tean neid inimesi, ma tean neid asju, ma tean, mis asi võiks olla. Aga võib-olla sealt Saksamaalt vaade ongi see, et kui nüüd inimene hakkab ise endale seda reisi kokku panema, eks ju, et need sammud on ikkagi väga-väga pikad ja siit võibki nagu see huvi ära kaduda, eks. Võib-olla lihtsalt ei leita neid ülesse. Et see on ka osa tegelikult sellest, et seda võiks ka kõike mõõta ja vaadata, eks. Ja eks siin on ka natukene tuhka enda pähe, eks me oleme ju ka ma oligan läbi Aatud ülikooli ka 2 sellist giidikoolitust. Ja ma ise nüüd vaatan, et need giidikoolitused on sellised olnud, et mõlemas satsis olid meil nagu, et just sihuke baastase, aga sealt baastasemest edasi, et kui sa oled 30 aastat turul tegutsenud, sa oled siis läbi enda vigade kogemust õppinud, eks, aga siin nagu uuele alustada ongi võib-olla väga raske, et kus ma selle kliendini siis nagu tegelikult jõuan, et võib-olla ka need koolitused peaksid olema siis niimoodi tehtud ikkagi, et üks tase ja teine tase, eks ju, et jõuame siis nagu edasi. Ja nii, et jah, ja kõige lähemale, mis ma tegelikult jõudsin, ongi see Activesti poolt pakutav selline, tegelikult kui see on nüüd 9 päeva, kui ma selle 1 päeva võtan lahti, tegelikult ma võib-olla sellist 1 päeva tahakski endale saada, eks ju. Aga muidugi me ei hakka seda sihukest terviklikku 9 päevast teenust endale ostma, et see läheb jube kalliks ja nii edasi ja nii edasi. Ja teine oli siis Prangli reisid, ma vaatan, et ka palju esindajaid on siin. Aga siin on natukene see, et kui me nüüd läheme sinna giidide juurde, et väga toredad giidid paistsid seal olema, aga kus ma siis tean, et giidid ka tegelikult nii toredad on? Et kuidas ma nüüd objektiivselt hindan, eks ju, et oma kodulehele ma võin nagu igasugust juttu kirjutada, et mina töötan siin giidina, ma olen väga tore ja väga usaldusväärne ja nii edasi, aga
aga võib-olla siin peaksid olema veel nagu mingisugused sellised objektiivsed parameetrid, mille järgi me need giides ikkagi hindame, eks ju, et see pilt, lihtsalt see on võib-olla näide sellest, et need takistused ikkagi sinna teenusele jõudmisel on, eks, ja võib-olla siin me saame nagu ka natukene paremini, kui me selles osas sellist koostööd teeme. Soomaal jah, võib-olla on asi natukene parem, kui me nüüd võtame sellise sihtkoha, et siit ma saan kohe nagu selle ettevõtte juurde, sealt ma saan need näidisteenused, ma saan nagu mingi pildi ette, et kui ma nüüd maksan selle päeva eest nii palju raha või selle tuuri eest nii palju raha, et mis ma siis nagu konkreetselt saan. See on võib-olla see nagu natukene niimoodi selgem. Aga jah, et võib-olla ka mille peale, kui me rääkisime sellisest ühiskonna ootustest ja siis võiks ka mõelda nagu ettevõttele see baastase, et mida siis nagu mõõta saab, jällegi see teenuse ostetavus, leitavus, usaldus, kvaliteet, väärtused, vastavus külastaja vajaduste, soovide, väärtustega. Tegelikult siin on ka nagu sellised elemendid, mida kõike saaks mõõta, aga selle baastasemeks me peame selle ise ju kõik kokku leppima, et seda ei saa teha ei Maaülikool ega ka keegi teine, et see on ju selline valdkonna enda selline otsus. Nii et selline on see asi. Ühesõnaga sügisest ilmselt me selle metoodika peale mõtlema hakkame ja igasugune sisend on väga teretulnud teie poolt. Et aitäh minu poolt. Aitäh. Nüüd on veel mõned minutid aega küsida temaatilisi küsimusi. Ja kui kohe küsimust ei tule, siis saate kindlasti hiljem küsida. Aga eeldada, et praktika. Et kõikide nende statistikate taustal, et see 9% giidiga teenust looduses, et mis sa arvad, et vaadates teisi riike, et kas seda on vähe ja kui palju seda üldse oleks, kui suureks oleks võimalik pushida ikka kõikide nende vanalinna külastajate kõrval ja kõikide nende restoranide ja arhitektuurimälestustega tuttavate kõrval see 9% tegelikult on päris hea ja kas soomlastel on rohkem? Ei, olen selles suhtes üldse nõus et ega see võib-olla ei olegi nii halb protsent, sest see valim on ju 7000 inimest, aga vaata, sa ise rääkisid ennem Leedu reisikorraldajatest ja ma just vestlesin ka pikalt-laialt ühe sellise inimesega, kes siis ühele suurele ettevõttele tegelikult teebki, nagu neil on ka peakorter on Leedus ja tema toob siis siia neid Ameerika seeniorturiste, eks. Tema ütles seda, et tegelikult on, ütleme, sealt käib läbi ettevõttes, mis ta mainis mulle 1500 inimest kuskil suve jooksul, kellest siis igaüks võiks jätta Tallinna vanalinna kuskil, ütleme $500. Ja tema ütleb mulle, et teenuseid ei ole, need on nagu seeniorid, tahaksid sellist asja, et näiteks, et 1,5 tundi kuskil kirikus oleks mingi orelimuusika või et jällegi mingisugune inimene on seal vanalinnas, ta teeb mingit potti ja ma saan temaga rääkida, et mida ta siis teeb või mingit keraamikat. Katariina kild on nagu välja surnud, kuskil on mingi paar merevaigu asja lahti, et neid teenuseid nagu väga ei ole. Minu nagu selle mõte on just see, et äkki me saame just sealt mingite selliste lahjemate teenustega natuke neid protsente nagu suurendada või ma ei tea, et see on ka selline näide, et seda ma ei tea, aga selle me peakski ise kokku leppima, et mis see maksimum võiks olla, et võib-olla kui 5 aasta pärast teha see samasugune uuring, et siis oleks juba ei oleks enam 9, vaid oleks näiteks 13 või midagi sellist. Ma ei tea, aga see ongi see asi, et ka näiteks iga kampaania mõju siis, et teemegi selle Suurbritannia kampaania ära, aga mis see siis tegelikult meil ennast toodetes ja teenustes, et kas siis ilmselgelt see, et kui inimene on seal ettevõtte esindaja on seal Birdfairil, eks ju, ta seal teeb mingi konkreetse müügi, et tal see nagu siis suureneb, eks ju, sellel ühe ettevõttel see, aga mis see nagu suuremas pildis kaasa toob, eks ju, et kas siis ka need britid, kes siin käivad, kas nad siis soovitavad näiteks ka oma sõpradele seda või et vaata selline teadmine meil ju puudub praegu, et selline lugu.